Neid energiaid on hästi palju veedades kirjeldatakse siis, kuidas algset Jumalat niimoodi püüdes mõista, siis ta ise läbi veedade või läbi pühakirjade üldse või erinevate pühakute ennast teadvuste isiksuste siis räägib lahti neid asju või siis ise kehastub. Ja niimoodi meile väikestele lastele, kes me ei suuda hoomata seda suurt, siis me oleme nii väikesed osakesed tervikust lahutamatud. Ja siis niimoodi hästi jämedalt on nagu materiaalne vaimne energia. Need kategooriad on miljard nagu laineid, aga niimoodi ütleme, et sellise algajale, et on nagu materiaalne vaimne energia. Siis minu õpetaja ütles ka, mõnes kohas ta ütles, et mateeria on püha, tema õpetaja, Sila Prabhupada õpetaja Bhakti Siddhanta Sarasvati ütles, et materiaalne energia on ka, kasutada isegi vaimsetel eesmärkidel, Yukta Vairagya printsiip, kuidas sa kasutad mateeriat vaimsetel eesmärkidel, sellest ma räägin ka. Isegi osaleda vaimsetes ja Jumala liilades nagu mängudes, kasutades siis erinevaid energiaid, elemente materiaalselt. Aga ühes teises kohas Prabhupada ütleb jälle, et kui sa hakkad vaimset elu elama, sa kuulutad sõja mahamaiale, materiaalsele energiale. Et kuidas võtta, eks ju. Võib-olla algaja, eks ju, ja meiesugused nõrgukesed, kes me igast meeleolust laseme ennast viia emotsioonist või soovist, kehalises kontseptsioonis olevad hinged. Meie peame võib-olla alguses õpetaja ütleb, näed, et ära pane kätt tulla, eks ju. Et näed, et mida sa vaatad ja mida sa kuulad ja kellega suhtled, see mõjutab sind nii tugevasti, et esialgu püüa seda hästi analüüsida ja teadvustada. Et mis on ohtlik su jaoks, et parem ära nina topi sinna, eks ju. Kui sa mingid puhtad pühendunud vaatad, siis nemad lihtsalt naeravad nende ohutulede peale, mis meil on, eks ju, et umbes, et vaatad mingit filmi, ei ole kihvt film, aga öö läbi on, ajad filmi, tänu selle filmis oled mingi sensuaalne kaader, öö läbi ajad mingid naisi taga, eks ju. Juba alateadusse läks midagi. Et ei ole nii kõva poiss, eks ju. Et parem mõelda, et mis filmi vaadata või mis muusikat või kuidas kellegiga suhelda, et kui aktiivselt. Et see on okei, selles mõttes on see sõda jah, et see see on vaenlane justkui. Aga siis teistpidi jälle vaadates veedates seletatakse või Prabhupada ütleb ka, et ei, et materiaalne energia on ka jumalik energia, see on täiuslik. Ta ei ole halb, isegi materiaalne energia on ka tegelikult, et kõik on vaimne energia. Materiaalne energia on lihtsalt teatud sagedusega. Ütleme, et mõnes mõttes madalama justkui sagedusega. Et sa võid selle vibreerida tagasi vaimseks. Okei, läheb selliseks kvantfüüsikaks ära, aga ma ei ole selline teaduslik tüüp. Ja võib edasi minna ja improviseerida ka. Venelased seal juba 60-ndatel antimateeriast. Vene teadlased juba seal on antimateeria. Mis see antimateeria on siis, mis ei vasta nendele või allu materiaalse maailma, eks ju, energiatele. Et antimateeria täitsa sõltumatu. Näiteks, eks ju. Aga point on selles, et põhipoint on selles, et veedates öeldakse, et see materiaalne energia on emake loodus. See on Parvati, Shiva, siis üks võimas elusolend, kes on siis öeldakse mateeria vaimu vahepeal. Kuna Jumala otseselt kontakti ei lähe oma siis materiaalse energiaga, siis on selline elusolend nagu Shiva ka laiendanud ennast ruudrateks, ja siis on Parvati emake loodus. Ja Parvati on tegelikult puhas pühendanud, puhta kõrge teadusega elusolend, kes teenib täiuslikult. Mateeria ta toimib täiuslikult. Jumalik, puhas, mateerial ei ole mitte midagi halba. Et siis öeldakse see Yukta Vairagya printsiip, et me kasutame mateeriat vaimseteks omakasu püüdmatuteks eesmärkideks, eks ju, armastuse nimel. Et küsimus on selles, et mateeria ei ole selles mõttes halb. Mateeria on täiuslik, nagu kõik Jumala energiat on täiuslikud. Küsimus on, kas sa osaled selles teemalikus meeleolus, püüad seda ekspluateerida ja kasutad iseenda ja teiste hävitamiseks, alateadlikult. Või siis kasutad seda jumalikuks liilaks, mänguks, eks ju, kõikide kõige teenimiseks. Et Parvati, tegelikult materiaalne energia on püha ja ta on suur Jumala pühendanud Parvati, eks ju. Öeldakse, et tema ülesanne viia inimesed tupikusse, eks ju, kes on igavesed hinged hoopis teise energia, Hladini Shakti mõju all. Kui me samastame ennast mateeriaga, siis mateeria teebki läbi karma, läbikukkumine, lootus, jälle läbikukkumine, sa saad aru, et hakkad otsima teisest kohast, eks ju, õnne, hoopis teisest, ütleme, kõrgemast sagedusest. Ja nii lihtne see ongi, ja vaimses maailmas siis võib öelda niimoodi, et
Ja võib edasi minna, aga Vedades räägitakse, et Balarama on Krishna esimene laiendus, eks ju. Esimene elusolend ka jumala kategoorias. Et Balarama tegelikult võtab kõik jumala teenimise vormid nagu ja siis ennast laiendab nagu. Et tegelikult võib isegi siit edasi minna, et Balarama ka materiaalse maailma siseneb, eks ju, ta laiendab nagu Vishnu vormidesse. Balarama ei erine Krishnast, aga tema funktsioon on natuke erinev. Noh, ma ei oska öelda, nagu ühe pere liikmed, eks ju, isa, ema, onu, kõik on üks pere, aga kõigil on oma ülesanne. Jumal ka ennast nii laiendab, kuni meieni välja, eks ju, meie oleme tema lahutamatud osakesed väiksed. Ükskõik, kus ma olen, mis teadusega, sa ei saa eirata fakti, et sa oled osake tervikust, eks ju, sellest suurest organismist ja sul on veel individuaalsus ka kingitud veel. Et Balarama on siis täiesti nagu jumala kategooria, algne vaimne õpetaja öeldakse, Bala on nagu jõud, eks ju, Rama on nagu rõõm. Ja tegelikult võib öelda ka minna nii kaugele, et see materiaalne energia on ka Balarama. Balarama kasutab, ta ju laieneb Vishnuks ja Vishnu tegelikult läbi Vishnu hakkab siis see mateeria toimima. Viskab oma pilgu peale maha Vishnu, eks materiaalse energiale siis. See maha tatva, see materiaalne siis see energia, mis ei ole hakkab toimima. Sankhya jooga räägib, kuidas siis, mis järjekorras siis see õhk, maa, tuli, vesi, siis see peenel tasane mõistus, kõik, kuidas need pooljumalad, kuidas see universum, Veratrupa, kõik universumid, kuidas nad hakkavad siis nagu ennast lahti kerima sealt sellest algsest, sellisest passiivsest mateeriast, maha tatvast. No ühesõnaga läheb nagu keeruliseks, aga point ja rõõmuudised on need, et sa, kui sa näed, oskad vaadata või mediteerid ja proovid nagu, et ma saan aru küll, et me tahame vabanemist saada ja kehalisest kontseptsioonist välja, et siin on surm, sünd, vananemine, haigus, viha, kadedus. Aga samal ajal, kui sa mediteerid selle Parvati peale, Shiva abikaasa peale või Balarama peale, siis siin ja praegu kohe kõik on õieti ja hästi. Küsimus on sinu teaduses ja sinu oskuses ja selles armastuse kunstis, kuidas sa ära kasutad mateeriat. Et võib öelda niimoodi, et kõik on vaimne, kõik on siin ja praegu, nii Jumal kui täius, kui rikkus, kui küllus, kui õnn, kui õndsus, kõik on siin ja praegu. Küsimus on ainult sinu selles teaduses, jah. Sinu nendes luupides, samastamises ja selles häälestuses, kus sa pilli hakkad häälestama. Ja tuleb välja, et on võimalik olla siin praegu selles punktis. Nii, et sa teadvustad hinge, armastad kõike ja sa oled juba vabanenud. Kuna kõik on nagu püha ja kõik on õige kogu aeg olnud. Küsimus on lihtsalt, kas sa satud, mis klassis sa oled, sa oled esimeses klassis või oled seal vanglateaduses. Vanglateadus, siis sa oled karmaseadust all. Et vanglas ka keegi ei pane pahaks, aga vanglas on nagu omad karmivad seadused natukene. Kui ikka väga ai, et kõigile ise endale, siis tuleb lihtsalt ai vits vastu. Piits ja präänik vahepeal on hea, vahepeal on nagu piits ja vahepeal on präänik.